Tere! Võtame küll jah, aga valikuliselt siukest, mis on heas korras ja kõlbab veel kellelegi pakkuda. Mis teil pakkuda on? Meie asutuses tegeleme pikaajaliste töötutega ja teeme töötutega kõiki selliseid töid ja tegevusi, mida on võimalik teha, mida oskame. Meil käivad peamine seltskond on pikaajalised töötud, ehk siis inimesed, kes on vähemalt aasta otsa olnud ilma tööta. Ja peale selle on ka meil kriminaalhooldusalused, kes siis teevad ÜKT-tunde ehk siis ühiskondliku kasuliku töötunde, mis siis on nagu kriminaalkorras määratud karistus, mida saab kanda vabaduses. Töötab selliselt, et tulevad nemad linnavalitsuse sotsiaalosakonna suunamisega. Tegutsevad siin 4 tundi päevas ja see on alus, et selle alusel siis linn maksab toimetulekutoetust ja siis vastavalt sellele, kuidas kellelgi on oma eluasemekulud, siis aidatakse neid ka maksta. On olnud niimoodi, et kui oli siin majandusel läks väga hästi, siis oli meil töötuid vähe ja kui tuli masuaeg, siis klientide arv kasvas meil 3-kordseks, oli siin vahepeal meil üle 200 inimese. Aga nüüd on tänapäeval on jälle nagu rahunenud ja hetkel on meil kliente on siin, kes on nüüd linnapoolse suunamisega, on 60 inimese ringis, aga on ka neid, kes käivad vabatahtlikuna lihtsalt tegutsemas, et oma päeva sisustada. Siin ruumis me remondime kasutatud jalgrattaid, et see on selline töö siukestele meestele, kellel on huvi tehnika vastu ja siukene lihtsamat sorti tehniline töö. Ja jalgrattaid saame me Soomest oma partneritelt sihtasutuselt Sovatek, mis asub Üvaskülas ja sealt me neid siis toome ja korra aastas saame ka politseis selliseid jalgrattaid, mis on nüüd seal aasta otsa seisnud ja peremees ei ole ennast ilmutanud ja need antakse ära linnale ja linn siis on aeg-ajalt ka meile sealt osa andnud. Alkoholiga on meil niimoodi, et reeglid on sellised, et alkohol siin majas lubatud ei ole, aga paraku on nii, et meie klientidel on väga sageli probleeme alkoholiga, eks alkohol kipub ka töötuse, just pikaajalise töötuse üks põhjus ja ka tagajärg olema ja siis selle alkoholi probleemiga siin majas me püüame aktiivselt tegeleda ja lahendusi otsida. See on siin meie ringluspood. See ringluspood töötab sellisel põhimõttel, et inimesed saavad annetada oma mööblit või kodutehnikat või raamatuid, ükskõik mis kodus kellelgi üle on, aga mis kellelgi teisel võib puudu olla. Seda siis saab meile anda ja meie siin, kui vaja, siis natukene kõpitseme seda asja paremasse korda ja saadame ta teisele ringile ja siit saab siis soodsa hinnaga saavad inimesed osta omale seda sama kraami. Ja samas on siin ka naiste käsitöötuba, kus naised siis kasutatud riidekraamis tõmblevad uusi asju, mis samamoodi siis annab vanale materjalile uue hingamise. Stallion on meid aidanud väga kõvasti ja on juba 3 aastat järjest toetanud meid rahaga, et me oleme saanud osta oma töötutele jalanõusid, sooja talvesaapaid, mis ühtepidi võimaldavad neil tööd teha talvisel ajal ja teistpidi on ka muul ajal väga vajalikud ja väga kasulikud meie inimestele. Kui riideabi on üldiselt saada mitmesugust ja sellega meil kitsas ei ole, siis jalanõud ja eriti just meeste jalanõud on need, millega on alati probleeme ja see on väga tänuväärne, kui me saame oma meestele jalanõusid, eriti just sooje talviseid jalanõusid lubada.